Inimese sügavaim olemus on andev ning avatud. 2022 08.14. Inimese sügavaim olemus on andev ning avatud. Andev mitte õpitud viisakuse või tugevate tõekspidamiste tõttu, vaid loomulikult andev, sest meil lihtsalt on nii palju anda ja me ei anna selleks, et midagi saada või selleks, et millestki lahti saada, ega ka saa selleks, et midagi anda. Andmine ja saamine on lihtsalt kõige loomulikum inimeseks olemise viis, seda juhul, kui iga inimene elab iseendaga kooskõlas. Siis kõlame me loomulikult ning tingimusteta kokku, sest tuleme kõik ühest allikast. Jah, usun siiralt ja südamest, et eranditult iga inimene on oma tõelises olemuses elu poolel. Kuid jah, siin on aga. Me põlvneme hirmust ja hirm, see on seadnud reegleid ja piire, sest hirm suleb silmad ja tegelikult kogu keha meie tõelise olemuse ees ning hakkab meid meelega vormima, hakkab hindama, üle olema ja hinnanguid andma, õigeks ja valeks nimetama. Neil hetkedel oleme usalduseta ega arva, et inimese loomulik olemus on parim võimalik elus olemise viis. Seda suletust või avatust, kus juures on su häälest kuulda. Ja siis ongi nii, et elame peas, sest südamel pole ruumi, sest meil pole antud kellegi südames ruumi, sest pole usutud armastusse ning selle loomulikku olemusse. Oleme loonud peas lugusid, püüdes neid järgida, oleme oodanud nende stsenaariumite täitumist, oodanud teistelt nende lugude järgi elamist ja pettunud ning muutunud nõudlikuks, kui teine meie pilli järgi ei tantsi. Kui teine keeldub meie meelelugu kaasa mängimast ja siis oleme hakanud oma võimu näitama, oma üleolekut demonstreerima või siis alandunud hirmuvalitsusse, sest see on lihtne, olemegi jõuga üle või vajume alla, sest enam ei jaksa nii mõnigi kord. Kõik ainult selle pärast, et meie enese sees olev hirm tahab end kaitsta. Loome struktuure ja oleme nende juhid, sest siis ei pea elule alluma. Loome struktuure ja võitleme. Aga meie keha on kõveraks vajunud, kokku vajunud, meie turjal on küür ja sageli selg valutab. Kaitseme end üle söömisega või oleme kinni sõltuvustes. Või tõsi, treenime keha, et hoiakut hoida, kuid oleme kaotanud selle loomuliku nõtkuse ning voolavuse, sest meil puudub ühendus ning meie naba ehk kese on paigast nihkunud. Me anname. Pealtnäha oleme suurepärased andjad, oleme suuremeelsed, jagame kõike, mis meil on. See kõik on meeletrikk. Jah, vastame ilusti ühiskonna normidele. Jah, oleme lugupeetud ja heaks kiidetud. Mahume etteantud kasti, aga meie keha nutab ja valutab ning on ravimeid ning valuvaigisteid täis. Või siis lapsed või armsam nutab kodus, igatseb puuduses, sest justkui pole küll, justkui pole piisavalt. Anname enda ära, sest tegutseme lähtuvalt õpitust, mitte südamest. See kõik on endiselt meele manipulatsioon, sest me anname edasi seda, mis meil on. Ja kui sul on raske hingata, kui su süda ei tuksu elurütmides loomulikult, kui oled längus ja kõveras ning sul on raske, siis sa hävitad elu ja elad ikka veel hirmus.
elad hirmuvalitsuse all. Sul on kitsas, sul pole ruumi. Jah, su keha valutab, jalad valutavad, su näol on naeratuse grimass. See on sinna lausa juurdunud, sa isegi nutad naeratades, sest hoiad oma hoiakut, aga sa pole ehe, vahetu ega autentne. Inimese loomulik olek on kergus. Kõik muu on me olemust katvad meeletrikid. Eranditult kõik see, mis nähtavale tuleb kannatusena, on inimese meele loodud olemine ja piirav struktuur. Ja see on täiesti okei. See käib elumängu juurde, on elu osa, aga siin puudub loomulik voolamine, sest inimese loomulik olek on armastav ja andev. Siin ei valitse strateegiad ning manipulatsioon. Sul pole raske anda, sest sul endal on rohkem kui küll. Ja nüüd vaata, mida sa annad. Mida sul on nii palju, et lausa üle ääre ajab. Just seda sa sisaldadki. Või mida sa välja pritsid, sest ise ei suuda kanda, just seda sa sisaldad. Ja ka see pole ei hea ega halb, ka see on autentne eneseväljendus, olles see, mis parasjagu on, sest sa enam ei jaksa meele loodud mängus osaleda ega hoiakuid hoida. Sa oled elule alistunud, sa nutad siis, kui oled kurb, sa naerad siis, kui oled rõõmus, ja kui sul on valus, siis väljendad ka seda ja tunned kerkinud tunded ära, pühid mudase kleidi puhtaks, põskedelt pisarad ning liigud aina kergema ning rõõmsamana elus edasi. Su elutants on aina veetlevam ning sujuvam. Sinus on hajunud püüd olla iseenda vajadustest üle. Sa lihtsalt oled. Lahustades kerkiva valu ning rõõmustades, sest oled üha avaram ning avatum iga üles kerkinud piiratuse vabastamise järel ja ainult seetõttu sa laiened, et lubad elul olla elu ning tõesti kuulad selle ausaid, vahetud, autentseid ning lihtsaid sõnumeid ja ka see pole ei hea ega halb. See lihtsalt on. Lihtsalt nii on praeguses hetkes. Sest kui elu voolab sinust vabalt läbi, siis puuduvad tingimused. Armastust pole kunagi liiga palju või liiga vähe. Jah, see maailm on olemas. Jah, see on siinsamas, kui ainult valime seda näha ja vastu võtta. Ja sinu keha kõneleb siin paljugi. Vaata, kuidas sa elus liigud, kuidas su keha liigub. On vaja ainult iseennast näha ja kuulata, sest kallis, sinus endas on kõik olemas. Elu armastab sind täiega ja see siin ongi paradiis.